tervitused teile siit Otepäält Pühajärve lauluväljakult, kus kohe-kohe on pihta hakkamas 4. talvine öölaulupidu. Üsna pea hakkavad rongkäigus siia inimesed saabuma. Laulukaare all on käesoleval aastal 1000 lauljat 52 koorist üle Eesti. Kõige kaugemalt on inimesed muideks Saaremaalt, kes hakkasid oma teekonnaga pihta juba täna vara hommikul. Ilma kraadid näitavad -15 kraadi, aga et seda üle elada, selleks üüdatakse ka lõkke. Margit Tali, teie ei saakski teistsugust laulupidu korraldada kui talvist laulupidu 4 aastat tagasi. Kuidas see pall nüüd tänaseks veerema on hakanud? Milleni te jõudnud olete? Me oleme selleni jõudnud, et meil ootab rongkäigus 1000 lauljat, kes on eriliselt meeldivas meeleolus. Pall hakkas veerema sellest, et taheti hakata korraldama talvefestivali 12 päevast ja üks osa pidi olema talveöö laulupidu, aga nüüd on iseseisvalt. Toimib iga aasta, super. Et huvi aina kasvab? Kasvab, tõesti, koorilauljad niimoodi, et ma küsisin ka, et kuidas teil tunne on kõiki asju, vaata, väga äge. No siin on meil üks paljudest esilauljatest, Alen Vesiko, -15 kraadi laulda sellise suure rahvahulga ees. Kas on kuidagi teistmoodi ka? Üsna ekstreemne on, ma tegin ennem hääleharjutusi või see mikrofoni proovi ja siis ütleb niimoodi, et häälepajalt tahavad ära külmuda, aga no, ma loodan, et see rahvahulk, kes siia tuleb, seal on nii palju sooja, et ma tean eelmistest aastatest, et siis ununeb absoluutselt kõik ära, kui see rahvas siin on ja koos hakatakse laulma, et siis ei ole küll. Annab selleks kuidagi harjutada ka? No ma ei tea, ma ei ole kunagi harjutanud, võib-olla peaks proovima, Selge, aitäh, head pidu teile. No vaatame siit edasi, üks rahvarõivas naine, tervist! Kuidas nimi? Katrin Roop. No kust kaugelt teie siia tulnud olete? Mõniste. Võrumaa. Võrumaa, see on ka üsna kaugel, et oskate te kirjeldada, et miks need inimesed siia tulevad? See on selline ühtsuse tunde tekkimine kogu selles Eesti elus, mis on kirju, keeruline, ma ei tea, mida iganes, et siin on nagu see meie ühtsuse näitamise võimalus. On siin seda laulupeotunnet ka? Absoluutselt. Siin on laulukoorid, siin on fännid, kes nendele on tulnud kaasa elama, mina nende hulgas, et see on suurepärane. No, aitäh teile, ilusat pidu! No meie siit üsna pea lõpetame. Näete, inimesed tulevadki siit, kus ma juba rääkisin, et umbes 1000 neid tänav on. No tervist! Kas veomeeleolu on vägev? Tore. Väga hea, ma sain arvates väga hea, inimestel on natuke keeled kinni külmunud praegu. Esimeseks avalauluks on tänavu Piparkoogipoiste laul. Inimesed, kui te veel siin ei ole, siis aega on, see kestab paar tundi veel, nii et ajage ennast siia. Sealt edasi Jõgevamaa! No nii, liigume edasi. Noh, Jõgevamaa! Mis häält teete Jõgevamaa? Aldis olen, madalat häält. Selge. Tere jõudu, laulate täna? No ikka. No -15 kraadi, kas on teistmoodi ka laulda? Ei ole hullu midagi. Kerge kraad sisse ja tuleb väga hästi. No näete, inimesi aina voorib. Tervist, kust kandist teie? Tormast. Kust kolt? Jõgevamaalt. Jõgevamaalt Tormast. No kuidas Torma inimestel -15 kraadiga laulda on? Meil oli 22. Meil oli 22? Jaa, siin on täiesti soe. No näete, inimeste jaoks ei tähenda see mitte midagi, et on -15 kraadi. Maakonna juurde. No nii, Järva-Jaanist on inimesed siia jõudnud. Järva-Jaani kultuur. Kõik on väga lõbusas meeleolus. No tervist, kuidas meeleolu on? Väga hea praegu. Näete, rõõmuga laulda. Külm ei ole. Selge, laseme need inimesed siia ilusti lava peale ja tõesti ma kordan veel, et kes veel siin ei ole, siis autosse ja teekonnaga Pühajärvele. Aitäh tagasi Tallinnale! Ning Rakke naiskoor. Nagu te näete, siis ma võin kommenteerida siin laivis laval Merle, kes on siis